pikalt ei ole meie näinud. Teen siin YouTube'is enda arvates mingit comebacki ja siis tulen ka sellise välimusega kohe siia. Mul on nii pikalt olnud see soov võtta uuesti kätte kaamerat ja teiega hakata jutustama ja kõike jagama, aga ma mingi aeg kaotasin täiesti mingisuguse, ma ei saaks öelda motivatsiooni, vaid mingi tahtejõu, et ma tahan võtta kätte ja teha. Ehk siis ma natuke aega lihtsalt vajasin seda mitte tegemist. Ja kuna ma sain eelmine nädal, kuna ma olin haige ja siis mul oli nii-öelda vabam nädal, ma sain Instagramis rohkem teiega suhelda ja ma sain nii palju tagasisidet ja teie nii-öelda toredaid mõtteid ja mul tekkis täielik soov, et appi ma pean uuesti filmima hakkama, sest et te ju ootate. Ja nagu ma tegelikult ise tahan. Seega ma mõtlesingi, et äkki see nädal ma proovin, kuigi mul on tööpäevad tulemas. No selles mõttes ma just olin 3 päeva tööl. Ma olin sellest nädalavahetusest nii väsinud, sest see oli lihtsalt meeletult töine. Siis ma täna hommikul reaalselt, kell on praegult 11:13 ja ma ärkasin mingi pool tundi tagasi. Ma lihtsalt lasin endal täna nii välja magada, kui vähegi võimalik ja ma teps mitte ei kaetse seda, sest mul oli nii vaja seda und. Et ühesõnaga jah, mul on täna puhkepäev ja siis natuke läheb jälle töisemaks, aga ma proovin kuidagi teid aeg-ajalt kätte võtta ja midagi teile ikka jagada, nii et vaatame, mis kena vlog sellest tuleb. Aga ma naudin oma kiiret hommikukohvi, proovin ennast korda teha. Ma üle pika aja mõtlesin, et võiks endal kulme värvides, mul lihtsalt ei ole aega olnud selle jaoks ja siis ma ostsin mingi sellise suvalise värvi. Ma tegelikult kasutan, kohe näitan teile. Ma tegelikult kasutan seda, aga mulle tundub, et see pruun jääb nii hele mulle ja see ei sobi kuidagi. Ehk siis ma mõtlesin, ma ostan praegu mingi suvalise selle ja siis ma varsti ostan juurde siia mingit musta või midagi segada. Et ühesõnaga jah, ma proovin just korda teha ja siis saan varsti juba teie juurde tagasi tulla. Tulin Nahlaga õue ja õues on nii räme tuul täna. Ja me kõnnime siin lihtsalt varjus, et mitte tuult saada. Ja tegelikult mul on täna hoopis teine plaan, kuna te juba peaksite teadma, et mul on iga päev see 5 kilomeetrit väljakutse, siis üldiselt ma teen selle koos Nahlaga. Ja lihtsalt läheme teeme mingi ringi ekstra, aga täna mõtlesin, et lähen sõbrannaga nii-öelda linna peale natuke. Lähme vaatame mingeid erinevaid kaltsukaid, lähme lihtsalt kõnnime, chillime ja saan panna oma kella käima ja koguda oma 5 kilomeetrit hoopis niimoodi täna. Aga mul on praegu nii suur elevus peal, et teile filmida ja teiega hästi palju jutustada, et ma proovingi selle vlogi teha. Nii et ma jutustan rohkem ja näitan rohkem, et suukseid iluklippe teeme vähem on ju. Aga no mega elevus on ja see on see tunne, mida ma ootasin. No nii, õhtu on kätte jõudnud, kell on saanud vahepeal juba peaaegu 5. Kell on 16:40 ja ma jõudsin lõpuks koju. Meil oli nii pikk siuke linnaskäik, sest et ma ju 12 läbi juba läksin, siis me jalutasime natuke aega, käisime poes, siis istusime, lõunatasime ja no kuni selle hetkeni välja, et mul lõpuks jõudsin koju ja siis ma aitasin Erkil meie auto ära viia, need ühesõnaga läks lihtsalt kõigega aega, aga ma olen lõpuks kodus ja mõtlesin, et ma näitan ka teile, mis ma sain kuskilt. Mul ei olnud mingit plaani midagi otseselt osta, mul ei olnud nagu otseselt midagi vaja, aga paar asja ma siiski soetasin. Võrus on selline uus, ma ei tea, kas siis kaltsukas perelt perele, kus on siis inimestele müügiboksid, et nad müüvad oma asju. Ja endal ma ei leidnud sealt mitte midagi, aga ma leidsin Erkile sealt ühe triiksärgi. See oli siuke, ma ei tea, mulle meeldis. See on nagu siuke tume sinine, selline lillekestega.
et tundus ilus ja nunnu ja see on siis Saara oma ja see maksis 7 eurot, kui ma ei eksi. Jah, meie suitsuanduri patarei hakkab tühjaks jääma. Nii, sealt ma rohkem mitte midagi ei ostnud. Siis veel ma konkreetselt käisin seljakotiga, et oleks mugav kõndida. Siis me käisime Lauraga realiseerimiskeskuses ja ma ostsin sealt sellise topsikese, sest et mul on need vatitikud lihtsalt mingi karbi sees ja ma mõtlesin, et võiks ilusti siia panna. Ehk siis sellest lähtuvalt ma ostsin ka vatitikke juurde, sest et neid kulub ikka. Ja realiseerimiskeskusest ma ostsin veel ka pisikesi kleepsukesi, et kuna ma saadan kirju aeg-ajalt, siis siuksed mingid nunnud kleepsud, ma ei eksi, siis no, seal oli terve kasti täis ja siis ma sealt paar tükki valisin ja siis ma ostsin tegelikult ühed kommid ka sealt, sest et täna õhtul on villa. Nii et ma kavatsen täna nautida ja neid komme süüa. Tundub imeline plaan. Magasinis, ma ei tea, prügikotid ja tegelikult need tikud ma ostsin ka magasinis, et prügikotid, väga põnev. Ja siis käisime Kagukeskuses ja Pepkost kiirelt ja sealt ma ostsin lihtsalt sukapükse endale, mingid siuksed paksemad sukapüksid. Ma tegelikult oli vaja seda suurus 3, mis siin siis on, aga seda ei olnud seal, nii et ma võtsin 4. Ma loodan, et need ei jää suureks, kuigi see vöö ümbermõõt või puusa ümbermõõt tundub päris suur, aga no ma loodan, et ei jää suureks. Ja siis ma võtsin ühed natukene õhemad, ka lihtsalt tavalised mustad ja siin on siis 2 paari ja need ma sain õiges suuruses. Ehk siis need kuluvad täiega ära, sest ma nagu tahaks rohkem kanda nagu seelikuid ja kampsuneid näiteks ka minna, aga lihtsalt, et ei ole, mul ei ole sukapükse praegu, normaalseid nagu paksemaid. Nii, ja siis mul on veel siin paar riideesed, mille ma sain siin seist, me lipsasime sealt ka läbi. Ehk siis mingi soodukas 4,49, siuke roosa seelik, ma ei tea, tundus nunnu kanda. Siuke, ta ei ole nagu väga veniv materjal, ta on ikkagi suht jäik, aga siuke, ma ei tea. Ja siis veits igav, aga täpselt samasugune must seelik, nagu täpselt sama. Lihtsalt tundus nunnu ja see oli nii sootsa hinnaga, et ma ostsin. Ja ühe musta täiesti tavalise kampsuni võtsin ka, sest et kampsuneid pole kunagi liiga palju ja ma praegult on siuke hooaeg, kus ma tahaks nii väga neid kanda, aga mul on ainult paar sellist, mis mulle meeldivad, ehk siis oli vaja seda varu natukene täiendada. Nii et selline linnaskäik meil oli, saime nii palju jalutatud ja nüüd on aastatest nii mõnus kodus olla ja puhata, aga enne kui ma puhkama hakkan, siis ma lähen koorin kartulid ära, sest et täna teeme kartulit ja hakklihakastet. Õhtusöök oli mega nämma ja ma olen nüüd siin magamistoas arvuti taga olnud, sest et mul tuli täna mõte, või noh, tegelikult on mul see mõte juba olnud üpris kaua aega, et tahaks natuke elutoas midagi värskendada, sest et mul on täiega villan nendest kappidest, mis meil seal on. Meil on olnud elutoas see vitriinkapp ja telekalus juba sellest ajast, kui me Erkiga kokku kolisime 5 aastat tagasi, siis natukene on neist juba villand ja tahaks sinna midagi uut, nii et ma natukene uurisin siin arvutist, vaatasin, mõtlesin ja ma enam-vähem tean nagu, mida ma tahan, aga no ma täpselt ei tea, ma lihtsalt uurisin praegult, et hoian veits silma peal, et midagi tahaks sinna täiega uut enne juule võib-olla juba. Aga ma pean pisut veel mõtlema,
et kuidas ja mis ja vaatama, kust ma selle õige asja leian, mida tahaks, aga Erki andis mu ideele rohelise tule, et see on juba pool võitu sellest. Ehk siis jah, ma siin natuke olen teinud research'i ja otsinud, aga nüüd ma naudin oma õhtut edasi villaseltsis, sest on esmaspäev ja see on üks minu esmaspäeva õhtune ting, nii et vaatame ära villa järgmise episoodi. Mega põnev. Tere hommikust, järgmine päev. Ma lippan ruttu töö juurde, et tegeleda enda turunduspäevaga. Ma juba kodus töötasin siin üle tunni aja, aga nüüd ma lähen kohvikusse, et seal pildistada ja teha pühapäevaks ära isadepäeva pakkumine. Ma lihtsalt kõnnin siin joogimenüü käes, sest et ma ükspäev muutsin arvutisüsteemis hindu. Nii et viin selle menüü tagasi. Aga alustame täna oma sotsiaalmeediapäevaga. Pimedas vetsus väikse outfit checki teile. Siin on siis see eilne kampsun, mis ma ostsin. Samamoodi siis seelik ja sukapüksid. Ja need kõrvarõngad, kusjuures on Sheinist pärit, mega hea kvaliteediga. Täitsa mõnus mu vahelduseks jälle seelikut kanda, sest et ma tõesti ei mäleta, millal see viimati oli. Ma jõudsin nüüd kohvikust koju ja mul on aega reaalselt täpselt 19 minutit, et jõuda koolitusele. Nii et ma väga kiiresti pakin siin oma asjad kokku, et juba minna. Ehk siis tänane päev on päris intensiivne, et postituse ideid on mitmeid ja et see sotsiaalmeedia võib tunduda mega lihtne, et lihtsalt ju postitad on ju ja see on ju see, mis sulle meeldib teha ja ongi ja see meeldibki mulle, aga see võtab täiega aega. Et see pildistamine isegi on selle juures kõige väiksem osa, vaid see postitamiste kujundamine ja no kõik see võtab nii palju aega. Ehk siis ma tegin praegult isadepäeva postituse kujundust juba ligi tund aega. Ja ma ei jõudnud seda veel postitada, aga ma lähen koolitusele kohale ja siis ma saan seal ka natukene veel tegeleda sellega. Nii et täna on väga intensiivne päev, nüüd pakime kokku ja lähme ruttu koolitusele. Nii, aga hakkame siis pihta. No nii, jõudsin lõpuks koju. Ma loodan, et see kaader teise nurk ei sega teid, aga ma olen lõpuks koju jõudnud, kell on 7 läbi õhtul. Peale seda koolitust ma kiirustasin ruttu Põlvasse, kuna mu sugulane tegi mul ühe küüne korda, mis mul eile ära murdus. Ja nüüd on sellega ühel pool. Ma tulin tagasi, väga raske oli sõita pimedas ja vihma sadas ja nii halb oli, aga ma arvan, et te kõik teate seda tunnet, kui paned oma mõnusa muusika peale ja siis lihtsalt sõidad. Nii et tegelikult oli mõnus ka. Aga koolitus läks hästi. Koolituse esimene pool oli täna natukene igav, kuna see käsitleb turundust nii laialdaselt ja enamik sellest on üldse seotud Facebooki ja Google reklaamidega, on ju, siis mul on nagu nii raske, sest et minul otsest seost ei ole näiteks Google reklaamiga, sest et ma tegelen üldiselt ainult Instagramiga, ehk siis Eva Sushi Instagrami kontoga ja seda tegelikult ka mitte nii-öelda igapäevaselt, et see ei ole minu nagu palgatöö, vaid ma olen ikkagi sushi kokk ja see sotsiaalmeedia seal on nagu pigem siuke väike hobi, väike lisa. Nii et selles mõttes on kohati nagu ebahuvitav ka, aga tegelikult saab väga palju infot. Aga ma pikalt ei lobise, ma panen endale söögi valmis, ruttu söön ja siis ma räägin teiega kiirelt edasi, mis täna veel toimub. Lõpuks ometi sai kõht täis ja ma nüüd lippan õue, sest et mul on tegelikult tänane 5. ehk siis 5 kilomeetrit tegemata, kuna hommikul ma olin nii laisk ja ei
viitsinud 5:30 ärgata ja lükkasin selle õhtusse. Mis, ma ei tea veel, kas oli hea või halb mõte, igastahes. Ma arvan, et oli hea, sest et sõbranna tuleb minuga kampa. Sõbranna, keda ma ei ole, ma ei tea, mis ajast näinud. Ma ausalt isegi, mul ei tule praegu meelde, millal me viimati nägime. Nii et saame tund aega jalutada. Ma väga ootan seda. Nii et ma panen õueriided selga ja let's go! Istud. Oota. Võta. Tere hommikust! Teisipäevast tulime sujuvalt üle neljapäeva, sest et ma olin eile tööl ja ma isegi ei hakanud midagi üritama teile filmida, nii et ma mõtlesin, et hüppame kohe siia neljapäeva, sest et täna mul on puhkepäev ja võib-olla saan teile natukene rohkem jagada ja rohkem teiega suhelda, sest et kuidagi kiiresti on läinud need päevad ja ei olegi saanud väga jutustada. Eilne kuidagi hommik läks nii pekki, nagu ma pidin eile hommikul minema sõbrannaga kõndima enne tööd siis ja me leppisime kokku, et davai 5:25 äratus, 5:40 oleme õues ja lähme ja ma veel ütlesin talle, et vaata, et see mind alt ei vea, sest ma tahtsin väga kellegagi koos minna. Ja siis, mis te arvate, kes keda alt vedas? Ma muutsin paar päeva tagasi oma äratuskella helinat ja selgus, et ma panin selle mingi väikese linnusirina ja madala volüümiga. Ehk siis ma ei kuulnud oma äratust, nagu see helises vannitoas ka veel, kuna kui mul on vaja hommikuti kindlasti tõusta, ma panen oma telefoni vannituppa, et siis ma juba nagu pean üles ärkama selleks, et see kinni panna ja ma lihtsalt ei kuulnud eilest äratust. Ja ma ehmusin selle peale ülesse, kui kell 7 käis Erki äratus. Ja see oli lihtsalt nii nõme hetk, nagu ma nii väga tahtsin minna, ma olin terve hommik enda peale tohutult solvunud ja no nii piinlik oli, et nii juhtus, aga midagi teha ei olnud. Mingil imelikul põhjusel see siis pidi olema nii, aga ma sain eile oma ringi ikkagi tehtud, ma läksin õhtul peale tööd, nii et lõpp hea, kõik hea. Et selles mõttes ei olnud midagi katki, lihtsalt see hommik ei olnud eile selline, nagu ma oleks tahtnud. Aga tänane hommik kulgeb meil rahulikult, sest et mul ei olnud otseselt hommikul mitte kuskile kiiret. Ja me hetkel tegelikult Naalaga hakkame alles hommikusse, ma tean, Naala sööb praegu, ma panin talle söögi. Ja mul endal on siin üks grillvõiku ja üks pirn. Ja mu plaan on see nüüd ära süüa, natukene hommikul telekat vaadata pool tunnikest ja siis ma juba saan ka varsti õue liikuda, sest tänane 5 kilomeetrit vajab tegemist. Noh, Natsu, kas kõht sai täis või? Naala, kas sai kõht täis või? Sa oled ikka nunnu. Veits halb nurk võib-olla filmimiseks, aga õues on juba nii hämar või no täna ilmselt ei lähegi paremaks, kell on 12:02. Aga ma tahtsin teile näidata, mul on siin süles üks pakike, mis mulle saadeti ja tegemist on küünlapakikesega. Ja nagu te näete, see kast on päris suur ja selle saatis mulle selline ettevõte nagu Momento küünlad. Ja kes teab mind, see teab, et küünlad ja mina käivad kokku ja ma sain nii suure valiku, et mul ausalt öeldes läks silme eest kirjuks, sest siin on nii palju mõnusaid lõhnasid ja Naala ka tahab siin avada. Natsu, teeme niimoodi, et natukene rahuned, eks? Natukene. Ja need on nii ilusti pakendatud. Ja see lõhn, reaalselt, kui ma saaks seda teile edasi anda. Aga siin siis need küünlad on ja
siin on nii palju erinevaid lõhnavalikuid ja ma lihtsalt ei suuda teile seda kõik edasi anda. Need küllad on siis sellise suletava kaanega ehk siis külla kustutamiseks ka väga hea nipp ehk siis gaas kinni on ju. Ja mul on võimalus enda ühele Instagrami jälgijale kinkida ära 3 küünalt. Ja ma ei tea, kuidas ma selle valikusid teen, aga ma teen ja ma ei tea, kas see vlog läheb ennem üles või on ikkagi loos ennem toimumas. Ma kahtlustan, et kui see vlog on üleval, siis ka juba loos minu Instagramis käib, nii et viska pilk peale, aga tõesti lõhnavalik on meeletu ja mina ei olnud nendest väga enne kuulnud, sest et see on siuke üsna värske ettevõtmine, et küllategijaid on üldse praegu väga palju ja tõesti ma tahaks igat ühte toetada, sest see on lihtsalt meeletu. Ja need on siis sojavaha küllad, nad on tehtud loodus- ja loomasõbralikust vahast, ehk siis nad on täiesti vegan ja lõhnade jaoks on kasutatud eeterlikke aroomiõlisid ehk siis täielik win-win. Nii et ma ei hakka siin seda pikemalt praegu lahkama, aga kui YouTube annaks kuidagi lõhna edasi, siis see oleks lumbav. Et igastahes väga ilusaid küüled on seal, nii et mine tšeki minu Instagrami, äkki on juba loos käimas ja tule osale sina ka. Tulime nüüd Naalaga oma viiekat tegema. Ja no üldiselt me stardime kodust ja lõpetame kodus. Aga ma täna mõtlesin, et otsiks mingi teistsuguse tee, nii et me sõitsime autoga Kubjale ja proovime siin mingi mõnusa ringi teha, sest et mul on pärast vaja niikuinii poes käia, ehk siis ma saan need 2 asja ühendada. Nii et proovime sellest hallist ilmast täiega üle olla ja loodame, et tuleb mõnus jalutuskäik, sest et kui ma nagu saan kõndima ära, siis ma täiega naudin, aga see minek, see on alati kõige raskem osa selle juures ja Naala tõmbab praegu, sellest ma siin tõmblen. Ma ei tea, kuidas teistel nii-öelda koeraomanikel on, kui te jalutamas käite, et ma enamuse ajast ei pane kõrvaklappe pähe, ma ei mäleta, millal ma viimati mingit podcasti kuulasin või muusikat kuulasin kõndimise ajal, et Naalaga eriti ma ei taha panna kõrvaklappe pähe, sest et siis on ikkagi kuskilt suunast mingi heli nagu summutatud ja ma ikkagi pean nagu tajuma, mis nagu ümberringi toimub, et Naalal oleks nagu turvaline ja kuskilt ei läheneks mingi koer, sest et meil on isegi Võrus olnud nii mitu korda sellist hetke, kui viimati oligi üks varahommik, see oli äkki mingi paar nädalat tagasi, kui me kõndisime ja lihtsalt mingi lahtine koer oli linna peal ja ma nii ehmusin, sest hommikul oli täiesti pime ja ta lihtsalt jooksis meie suunas ja ma nii ehmusin ja mu automaatne reaktsioon oli, et davai, ma haaran Naala sülle. Nii et õnneks see koer väga ei huvitunud meist, aga see, et ta meie poole täiega jooksis, oli veits creepy. Nii et alati peab olema safe ja Naala teeb oma häda siin, nii et koristama. Tada! Ja ongi tehtud! Mul oleks kõndimise lõpus nii palav, kuigi pool teed oli täiesti okei, aga lõpus viimane kilomeeter hakkas ikka väga palav. Aga tehtud sai ja nagu ma enne mainisin, siis selle viieka juures iga päev ongi kõige raskem see minek. Ja ma enamus kordadest lähen lihtsalt täiesti distsipliini peal, sest et no mis motivatsioon siin kogu aeg saab olla? Et nagu ma olen seda teinud nüüd juba nii kaua, et see pigem ongi harjumus ja see on see distsipliin, et ma teen selle ära, et see ei ole isegi enam minu jaoks väljakutse, vaid see ongi juba harjumus, mida ma teen ja see on nagu iga teinegi päevane asi, mida vaja teha on. Aga sellega kaasnevad lihtsalt nii nagu mõnusad asjad, mõnus enesetunne, nagu selle enesetunde pärast ma seda teengi. Sest et ma tunnen ennast nii hästi, kui ma ära käin, nagu kogu päeva on selline rahulolu tunne endaga. Nii et see on see, miks ma seda teen.
aga tänaseks on käidud, tänaseks on tehtud ja see ongi üli tore ja Nala on mul ka seal taga, lasis ära. Nii et järgmine missioon, lähme käime poes, mul on vaja mõnda asja osta ja siis ma varsti jutustan teiega edasi. Täiesti pekkis, kell on 14:30 ja no lihtsalt nii hämar on õues, et konkreetselt ma ei saa kodus filmida, lihtsalt vaadake. See on see kollane valgus, mis mul on kodus filmides, kui õues on hämar. Nice. Ja ma tahtsin teha ju täna need küülapildid ja asjad ära, aga mulle tundub, et ma ei saa seda teha, sest et see valgus on nii halb ja nüüd ma pean lootma, et homme hommikul on kordades parem. Aga ma jõudsin poest tagasi ja ega ma suurt midagi ei ostnud, mul oli lihtsalt vaja puldile patareisid, sest et meil said eile telekapuldil patareid tühjaks niimoodi, et me ei saanud õhtul telekat enam vaadata. Ja siis mul ei olnud mitte midagi praegu süüa, seega ma ostsin ahjukartulit ja kastet. Nagu kõige igavam ja mitte tervislik. Aga ma pean midagi sööma, sest mu pea juba valutab. Ma olen täna söönud ühe võileiva ja ühe pirni, mida te nägite. Ja sellest on juba peaaegu 4 tundi möödas. Nii et tuleb ruttu midagi süüa. Palun vabandust selle kullase valguse pärast, aga see on, mis meil on. Midagi teha ei ole. Aga ma tahtsin rääkida, mis täna veel plaanis on, siis ma olen tegelikult varsti maale, sest et mu emmel on mingi koolitöö vormistamise poolega natukene abi vaja, nii ma lähen aitan teda. Ja siis ma tulen linna tagasi ja siis me tegelikult käime sõbranna juures ja vaatame, naudime seal natukene õhtut. Seega omajagu on siin veel täna toimetamist, aga kõigepealt ma söön oma glamuurse lõunasöögi ära ehk Maximarketi sooja toidu. Pime autoklipp teile jälle. Ma liigun nüüd maale, et EMS-i lappi minna, nagu ma enne mainisin, ja enda üllatuseks ma jõudsin isegi teha küünaldest mingeid pildikesi ja ma arvan, et ma saan sealt ka paar tükki välja valida, mida kasutada ja vahepeal kirjutas mulle Momento küünalde eestvedaja Sirje. Muideks Sirje on see fotograaf, kes eelmine aasta jõulunurgas meist pilte tegi, ehk siis see küünalde äri on nii-öelda tema väike teine pisikettevõte ja tegelikult on ta siis fotograaf, aga no ühesõnaga on mega äge ja ta kirjutas mulle, et ta unustas täiesti mainida sooduskoodi, mida minu jälgijad saavad kasutada siis Momento lehel. Ja ma soovitan Instagrami vaadata, seal on kogu tellimise info ja kõik hinnad ja kõik on olemas, aga kood Moona 2022 annab sinu tellimuselt -10% kuni 23. detsembrini, ehk siis päris pikka aega, et ideaalne kingitus kellegi jõulukotti pista. Et tõesti, nii mõnusad lõhnad ja ma valisin välja 3 lõhna, mida loosis kasutada. Ehk siis üks on väga jõulune, üks on hästi värskendav ja üks on hästi magus, nii et ma soovitan loosis osaleda, mine vaata mu Instagrami. See oli nagu paras, aga mingist kohast jäi veits kitsaks. Nagu... Meil on kätte jõudnud reede ja kell on 10 hommikul vist ja me Naalaga oleme siin oma hommiksed toimetused ära teinud. Et ma tegelikult ärkasin isegi suht vara, mingi 8:30 paiku, aga ma lihtsalt vedelesin voodis ja ma isegi korraks vist jäin tagasi magama. Lihtsalt nii mõnus oli ja ma mõtlesin selle peale, et ma olen homme ja ülehomme niimoodi tööle, et ma pean hommikul vara ärkama. Ehk siis ma lubasin endal täiega magada.
või vedeleda. Aga eilne õhtu oli meil väga tore, et saime istuda ja jutustada sõbranna juures ja tõesti väga tore oli ja me tulime mingi 11:30 äkki koju, ehk siis ei läinud hilja peale see. Ja tõesti oli väga tore õhtu. Aga tänaseks meil suuri plaane ei ole. Õues on väga halb ilm, nagu väga pime on õues. Selline tunne, nagu kella läks juba mingi 3:30, et nagu väga pime on. Ja mul ei olegi tänaseks nagu otseseid kohustusi, ma mõtlen just päevasesse poolde, sest tegelikult ma olen kella 5 õhtul tööle, et miks nii veidral ajal siis kuna mina teen graafikut, siis seal oli üks siuke asi, mida ma ei saa muuta. Ma pidin sinna täna õhtuks kedagi panema ja ma pidin sinna ennast panema. Ehk siis jah, ma lähen tööle mõneks tunniks, et juuni tuleb nii tööine nädalavahetus, et see täna õhtul minna ei ole enam mingit vahetust üldse. Aga jah, mul ei ole täna erilisi plaane, mul on vaja lihtsalt päeval ära kõndida oma 5 kilomeetrit nagu ikka. Et natuke kogume hoogu selleks, midagi peaks sööma ja siis mul tegelikult ongi plaan lihtsalt võib-olla netis veits ringi vaadata, sest et nagu ma siin video alguses mainisin, siis ma tahaks täiega elutuppa mingit uusi kappe. Ja ma ei ole ikka välja valinud. Täna on tegelikult mustreede, et äkki seal on midagi hea hinnaga, ma ei tea, ühesõnaga see, et ma nagu ära ei ole otsustanud, see tekitab mulle nii palju ärevust, sest et ma tunnen, et ma ei viitsi nagu kodus koristada ka nagu suuresti, sest et tegelikult see kapp, mis meil elutoas on, vajaks täiega nagu koristamist, sest et seal on väga palju asju, mida ei ole sinna ilmselt enam vaja, aga mul ei ole nagu motivatsiooni seda teha, sest et ma tean, et ma millalgi ostan uue kapi ja siis ma peaks need asjad niikuinii läbi sorteerima, nii et mul on nagu siuksed kahetised tunded sellega, et väga ei viitsi praegu koristada, kui uut kappi veel ei ole. Hommikusöögiks väike mannavaht. Mis te arvate? Mul ei ole täna erilist isu endale midagi hommikuks kokata või võileiba teha või midagi, nii et sööme väikse mannavahu. Reaalselt ilma naljata, ma olen siin arvuti taga juba peaaegu mingi 2 tundi istunud ja jätkuvalt otsin mingit kapikesi ja asju ja vaatan, kas mul midagi jääb silma ja see on nii raske, ma olen mitu korda tahtnud juba alla anda, et davai, ma ei viitsi. Nagu nii raske, aga ma nii väga tahaks siia mingit uut lahendust, nii väga. Ja Naala ka siin nii tudub ja õues on nii hall ilm ja me peame varsti minema kõndima. Et siuke väga kaootiline päev on, aga vähemasti ma sain oma loosi käima lükatud Instagramis, nii et see on positiivne. Täna on üks nendest ilmadest, kui parema meelega oleks kodus diivanil teki sees, aga ring tuleb ära teha ja hea öelda, et see saab kohe läbi. Siin peale jalutuskäiku natukene jõudsin kodu korrastada. See ei ole korras, aga see on pealtnäha korras. Aga ma tahtsin teile näidata, milliseid kappe ma mõtlen välja vahetada. Ja ma saan teile nüüd näidata, ühesõnaga see teleka alus ja siis see suur kapp, et see kapp on liiga kõrge ja ma ei taha, et seda klaasipinda oleks nii palju siis kapile, ma tahaks natukene, et saaks panna klaasid sinna, aga muidu minu jaoks on see suht mõttetu, et need kapid ilmselt lihtsalt Erki vanemad võtavad enda juurde või ühesõnaga neil on mingi plaan nendega, et need ei ole mul mõeldud, et ma need maha müün, sest nad on juba meie käes nii kaua olnud, pluss me ostsime need ise ka juba kasutatult. Ehk siis nende vastu tahaks midagi uut ja ma isegi suutsin vist ennem teha valiku, ma varsti võtan arvuti ja näitan teile ka. Ja siis veel see laud. Selle lauaga on täpselt sama asi, et ma ei taha seda enam, lihtsalt ta on väga korralik, aga meie jaoks ta ei leia kasutust, sest et muidu ta oli meil asukoha poolest siin, see diivan oli üldse teises seinas,
et see laud oli siin, et ta siis oli nii-öelda söögilaud, aga no me põhimõtteliselt mitte kunagi ei söönud selle taga ja nüüd ta lihtsalt seisab siin, et selle ma panin täna müüki Marketplace'i ja vaatan, äkki läheb ära, nagu tõesti üli korralik ja ülitugev ja mingi, ma just pesin seda, et ta nagu ei krõgise ja ei mitte midagi, et täiesti timm ja elutuppa tahaks natukene värskust tuua ja kui ma uued kapid soetan, siis need lähevad siia seina ja see diivan läheb tagasi siia, et tegelikult praegult see ei ole üldse hea, et ta siit üle seina on ja ühesõnaga ei meeldi see ruumilahendus. Aga vaadake, kes mul siin on, väike nunnu. Võtsin nüüd kiirelt arvuti kätte ja ma kohe üritan teile leida välja selle variandi, mis mulle lõpuks silma jäi ja mida ma tahaks. Et ühesõnaga need 3 valikut siis, aga kuna see ja see kapp on nagu suht sarnased, siis pigem ma võtaks ilmselt selle, sest et kuna telekalaua alusena jäi praegu valituks see, siis no, see ekraanipilt ei anna praegu seda värvi edasi, aga need tunduvad omavahel rohkem nagu matchivat. Pluss see kapiruum tundus siin parem. Et ühesõnaga praegult on mul need 2 siin valikus. Aga nüüd ma pean mõtlema, millal ma ära need tellin või kuidas sellega on, sest et tegelikult tahaks ennem selle laua müüa ära, et siis saab juba selle toa siin paremini ümber sättida ja ei ole see laud nii-öelda ees, kuna ma tean, et see siia niikuinii ei jää. Et tundub lõpplahendus hea, ma ei tea, eks te kunagi näete, kui see saab reaalsuseks, aga ma hetkel ei luba mitte midagi. Aga kuna ma lähen varsti tööle ja õues on juba nii hämar, et ma täna enam ei filmi teile mitte midagi. Ma loodan, et te saite väikese siukse ülevaate mu elukesest, midagi suurt ja nii-öelda sündmuste rohket siin toimunud ei ole. Täiesti tavaline selline argirutiin, ütleme nii, ja väikseid mõtteid siia-sinna. Aga mul on ülihea meel, et sa minu kanalil jätkuvalt oled, et sa oled nii kannatlikult oodanud ja jätkuvalt tuled siia tagasi ja vaatad neid uusi videosid, nii et suur aitäh sulle ja mina lõpetan siinkohal selle video ära. Kohtume juba uues videos. Tšau ka!